Et kui küsida, et miks see kõik vajalik on, miks me räägime tänasel päeval nii palju jätkusuutlikkusest, siis see põhjus on küllalt lihtne. Kui me vaatame seda, kui palju inimesed täna kasutavad ära maavõimalusi, siis kogu inimkond kokku, kus on 7 miljardit inimest, tarbib tegelikult ära päikesest, maa siseenergiast ja kõikidest ressurssidest tulenevalt 1,4 korda nii palju varasid, loodusvõimalusi, kui meil olemas on. No, kui te kujutate ette, et mõni ettevõtte kulutaks aasta jooksul 1,4 kordselt rohkem varasid, kui tal olemas on, siis see ettevõtte oleks ju õige pea pankrotis. Tegelikult me vaikselt liigumegi selle pankroti suunas, mis on, nimetame siis ökoloogiline pankrot. Me täna kahjuks oma tarbimiste ja otsustamistega sööme ära laste, nende laste tuleviku võimalusi. Küllaltki sihikindlalt. Ja kui me vaatame veel edasi, siis päris jõhkral moel. Näiteks, kui kõik maailma 7 miljardit inimest elaksid samamoodi nagu Ameerika Ühendriikides elatakse, siis meil oleks elamiseks vaja mitte 1,4, vaid tervelt 5 maad. Kui kõik elaksid niimoodi nagu Suurbritannias või ka Eestis, ja siis uskuge vette, meil oleks vaja 3 maad. Mis on inimese omapära, on see, et inimesed püüavad asju järgi teha. Kui keegi teeb midagi ees ja see tundub olevat väga moodne, siis seda püütakse järgi teha. See, mis meie tänases maailmas on üks probleemidest, on see, et me oleme tinglikult nagu jagunenud lääneks ja idaks. Ja kui me ida ühe suurema riigi nimelt Hiina näol vaatame, siis Hiina püüab järgi teha kõike, mida lääne sees tehakse. Hiinlased püüavad oma sisetootmises ja tarbimises järgi teha seda, mida teevad ameeriklased või eurooplased. Ja on selge, et kui 1,3 või veelgi enam miljardit hiinlast hakkavad samamoodi tootma ja tarbima nagu kogu läänemaailm, siis tegelikult sellest 1,4 saab õige pea 2,4 ja lõppkokkuvõttes me olemegi olukorras, mis on tegelikult maailma ajaloos ka varem ette tulnud. Ilmselt te olete kuulnud Lihavõtte saare lugu Vaikses ookeanis. Pilte te olete kindlasti näinud nendest üleelu suurustest peadest, mis on saarerannikule viidud. See lugu ise oli järgmine. Keegi ei tea, mis põhjusel, kuid ühtäkki keegi saareelanikest või mõned neist raiusid saare keskelt kaljudest välja sellised pead ja otsustasid need veeretada rannikule. Veeretati millisel moel, raiuti maha puid ja veeretati nende palkide peal. Ja ühtäkki tekkis nagu võidujooks. Seda tahtsid teha kõik ühtäkki. Ja märkamata seda, et lõpuks raiuti saarelt maha viimane puu, olid saareelanikud kaljudest teinud vägevaid tootemeid ja tassinud neid mere äärde ja siis nad said aru, et tegelikult puud olid need, kes kaitsesid saare mulda tuulte eest. See saar puhuti mullast tühjaks, ookeanituuled on vägevad ja on viljatu siiamaani. Ehk inimesed surid välja selle tõttu, et nad olid oma keskkonna suhtes liiga ahned. Tegelikult tänasel päeval on kogu inimkond natuke liiga ahne oma keskkonna suhtes ja ega me ei oska ette öelda, mis selle tulemusena tekib. Ja just see on see põhjus, laiem põhjus, miks me peaksime keskenduma sellele, et mitte ehitama oma ühiskonda võimalikult odavalt, vaid võimalikult jätkusuutlikult. Mõeldes selle peale, et see oleks kena, mugav, jätkusuutlik, kestev ja taskukohane. Juhul, kui me seda ei tee, juhul, kui me loodame näiteks selle peale, et jah, mina teen ise oma asju õigesti, küll naaber peab ka tegema, siis ei juhtu mitte midagi.
Lääne-Virumaal on selles mõttes hea ja kauge olla Ida-Virumaast, kus olukord on oluliselt kehvem, aga ega Ida-Virumaa olukord põlevkivi kasutuse tõttu ei ole midagi head kogu Eesti jaoks. Seletan kohe miks. Selleks, et me saaksime just nagu sellest põlevkivist odavat elektrit, tuleb ju kellelgi kinni maksta järgmised asjad. Põlevkivist, olgu see siis kasutatud elektri tootmiseks või keemiatööstuse jaoks, jääb alles tuhk või koks, puidas kuskil. Mäed, mida te ilmselt olete oma elus korduvalt näinud, kui vahetult siis vähemalt piltide peal. Nüüd seda kulu, mis on seotud nende jäätmete käitlemisega, ei maksa kinni täna mitte ettevõtted, vaid maksumaksjad, meie teiega. Ka Euroopa Liidu rahad, mis tegelikult jõuavad sinna, viimane makse, mis tuleb, on umbes 500 miljardi või miljardi suurune, ei ole ju ka kellegi teise raha. See on ikka Euroopa Liidu maksumaksjate meie raha. Lisaks selleks, et põlevkivitööstus toimida saaks, on vaja transporditeid, raudteid, maanteid, kuna muidu põlevkivikaevandustest ei jõua ei tööstusse ei elektrijaam. Ka selle maksame tegelikult meie kinni, kõik maksumaksjad, mitte ettevõtted. Ja kolmandaks, mis on väga oluline, on see, et põlevkivi kasutamine nii elektri tootmiseks kui keemiatööstuses tegelikult rikub inimeste tervist. Ka inimeste kehva tervise ja suuremad haigestumised ja nende ravi Ida-Virumaa põlevkivi piirkondades maksavad kinni tegelikult kõik maksumaksjad oma maksudega. Ja kui me kõik need maksud kokku võtaksime, siis me avastaksime üllatusega, et tegelikult meie elektriarve on poole väiksem nendest kuludest, mida me tegelikult kinni maksame. Ehk täna on juba olukord selline, kus faktiliselt me maksame oma enda just nagu odava elektri eest 2 korda rohkem. Üks kord, kui me maksame elektriarvet ja teine kord, kui märkamatult kaovad meie maksukroonid just nimelt selle Ida-Virumaa omapärase tööstuse ülalpidamiseks. Juhul, kui me teeksime lahendusi, mis ei ole odavad, aga mis on just nimelt jätkusuutlikud, olgu nad siis millised tahes. Hoiaksime kokku energiat, toodaksime energiat veidi sõbralikumal moel ja nii edasi, siis see võiks tähendada päris mitut miljardit krooni raha, mis iga aasta jääb maksumaksja käest ära võtmata. Ja küsigem siis ausalt, mida maksumaksjal on rohkem vaja ja mida Eesti kodanikel on rohkem vaja? Kas odavat elektrit, kuigi me teame, et heal juhul saab elektrit ka päris palju kokku hoida, või seda, et meie koolides oleks tõesti tasuta haridus, ülikoolides tasuta haridus, koolides tasuta toit ja nii edasi. Abivajajatel rohkem abi. Me oleme hinnanud, et see rahasumma, mis maksumaksja taskust iga aastaselt ära kaob, võib olla 5 kuni 8 miljardi kroonini. See on päris suur summa. Selle summa eest on võimalik inimesi aidata, lapsi aidata, peresid aidata oluliselt rohkem kui kõikide muude summade eest, mis tänasel hetkel mujale kulutatakse. Ja see on see põhjus, miks me täna räägime aina rohkem ja rohkem sellest, et küsimus ei ole mitte maksusüsteemis. Küsimus ei ole mitte selles, kuidas kelleltki tema tulu või kasutamise pealt raha ära võetakse, vaid küsimus on selles, millistel põhimõtetel ehitatakse nagu see järgmine periood Eesti elus ja kas need põhimõtted on sellised, et me hakkame investeerima oma raha kulutama säästlikult või raiskavalt. Maksu maksmine on tegelikult mõnes mõttes nagu kombaini ehitamine. Ega kombaini suurusest, värvist, tema liikumise kiirusest sõltub saaki väga vähe. Saak sõltub sellest, et õigel hetkel külvata õigesse kohta õigeid seemneid. Sellest sõltub saak ja et õigel moel põllu eest hoolt kanda. See on see investeerimise mõte, millest me püüame rääkida ja leida toetust just nimelt sellele mõttele, et täna on meil võimalik oludes, kus majandus hakkab taastuma, kus kõik hakkavad mõtlema, mida me järgmisel hetkel teeme, ka riigiametnikud, neid suunata selles suunas, et mõelge. Teie otsus mõjutab kõiki inimesi mitte 1 aasta jooksul, ega 5 aasta jooksul, vaid 10 ja 50 aasta jooksul. Ja enamjaolt on nii läinud. See, mida Nõukogude Liidu otsustega Eestis tehti, 40. aastate algusest saati, on mõjutanud meid tänase päevani, majanduslikult ja igal moel. Meil on see kogemus olemas, kuidas majanduslikud otsused ja investeerimisotsused inimesi mõjutavad. Me peame sellest kogemusest õppima.